mööbliait, ägedad valgustid. Olen siin nüüd veidikene juba ringid tuuseldanud ja pean nentima, et jätab sellise kaubamaja mulje. Viimati käisin mina siin siis, kui see kauplus avati, mitte päris kohe alguses, aga circa nädal hiljem või midagi nii. Et jah, lahedad diivanid ja siin isegi mingisugune tumbamoodi asi, see päris pehme. Jah, ja nüüd olen ma siis siin tagasi ja läbi 2 korruse. Mina mäletan, et see oli siiski 1 korrus selline, aga tundub, et on veidike midagi sassi läinud mul endal. Võib-olla ajan sassi siis vanakauplusega, aga see on tõesti võimas ja suur. Väga palju vaatamist igal juhul. Aega tasuks siin orienteeruvalt varuda siis miinimum tunnikene, et siin saaks nagu pilgu peale üldse visata ja väikse aru saama. Hinnad on siis, ütleme, siin osad asjad on veidike kallimad, nagu see, siis on siin odavamaid asju ka, aga kindlasti midagi igale ühele. Lähen nüüd, liigun alla tagasi ja näitan siis teile ühte ägedat tugitooli, mis mul silma jäi, kui ma siia mööbliaita sisenesin. Siit ta juba paistab, see on nüüd sükene valge versioon sellest tugitoolist ja tema teeb eriliseks siis see, et sellel tugitoolil on küljes siis telefoni hoidik ja hind on tal siis 490 eurtsi ja endalgi võiks selline olla, et täis sisulooja tool. Käsitugesid ei ole, aga polegi vaja. Viskad aga külje maha siia ja paned telefoni siia ilusti vahele kinni ning saad siis vaadata kas YouTube'i või mõnda head filmi või teha TikTok laivi või Instagram laivi või igatahes täitsa toimib. Jah, veidikene siin painutamist, keerutamist ja panen enda telefoni ka nüüd siia kohe vahele. Siit võiks õllehoidja ka olla, aga see ei ole peamine. Ja nüüd panengi selle telefoni siia vahele kinni, vaatame, kuidas ta siia hoidma jääb. Niimoodi ja tundub, et päris hea, stabiilne ka küllaltki ja siin on nüüd allversioon ka sellest ja siin on ikkagi mingi tasku ka, õllepurgi saab panna sinna ja jalahoidja ka, polegi midagi muud kui ära väsid, siis teed väikse lõunauinaku ka siia juurde, igatahes vägev värk.